Kujutage ette maailma, kus peaaegu kõik, mis teil on tehtud kellegi kätega. Kus reisimine võtab nädalaid, mitte tunde, ja siis peaaegu hetkega muutub see kõik. See polnud lihtsalt mingi uus leiutis või masin, see oli täiesti uue ajastu algus. Niis vaatamegi lähemalt seda tööstusrevolutsiooni, mis on tegelikult kujundanud just selle maailma, kus me täna elame. Alustame sellest sädemest, mis pani kõik liikuma, uutest masinatest. Siis vaatame, kuidas see säde süütas leegina põlema täiesti uue majandussüsteemi ehk kapitalismi. Aga igal tulel on oma varjuküljed, nii et uurime ka selle progressi inimlikku hinda. Ja siis näeme, kuidas sellest tuhast tõusid uued ideed ja uus jõud ning lõpetuseks kuulame, kuidas selle revolutsiooni kajad on meiega veel tänapäevalgi. Niisiis, kõik sai alguse ühest tegelikult üsna lihtsast, aga samas täiesti pöörasest ideest. Paneme auru enda heaks tööle. See ei olnud lihtsalt järjekordne tehnoloogiline edasiminek. Ei, see oli see säde, mis pani aluse absoluutselt kõigele, mis järgnes. Ja siit koorubki välja selle ajastu põhiküsimus. Mis saaks siis, kui masinad muutuvad inimestest kiiremaks ja võimsamaks? Ühelt poolt tekkisid täiesti uskumatud võimalused, aga teiselt poolt ka tohutud lausa hirmu äretavad väljakutsed. Ja kui aus olla, siis see on küsimus, millele me otsime vastuseid tänapäevani. See, mis 18. sajandil algas üsna tasapisi, muutus 19. sajandil lausa plahvatuslikuks. Ja kui mängu tulid veel nafta ja elekter, no siis läks tempo täiesti pööraseks. Maailm muutus kiiremini, kui keegi oleks osanud ette kujutada. Aga teate, tehnoloogia iseenesest on nagu võimas mootor. See vajab kütust ja süsteemi, mis selle jõu ka kuidagi teedele suunaks. Ja selleks süsteemiks sai kapitalism. Mõelge korraks, kuidas saaks üks inimene ehitada hiiglasliku tehase? Oma säästudest? No ilmselt võimatu. Lahendus oli geniaalne, aktsiaselts. See oli uus viis, kuidas tuhandete inimeste väikesed säästud kokku panna ja luua midagi suurt. Sisuliselt nagu 19. sajandi ühisrahastus. Ilma selleta poleks need tehased kunagi nii suureks kasvanud. Ja just sellest kõigest kasvas välja täiesti uus majanduslik kord, kapitalism. Selle alustalad olid lihtsad. Eraomand, tööstuslik tootmine ja palgatöö. See oli süsteem, mis premeeris konkurentsi efektiivsust ning mis kujundas ümber terve ühiskonna, luues aluse just sellele maailmale, mida me täna tunneme. Aga nagu ikka, igal mündil on kaks poolt. See särav ja võimas progress heitis ka väga pikka ja väga tumeda varju. Iga uue tehase korstna suitsu sisse oli peidetud ka ränk inimlik hind. Paberil nägi kõik muidugi suurepärane välja. Masinad tootsid kaupu meeletus koguses ja nii odavalt, et paljud inimesed said endale lubada asju, millest nad varem unistadagi ei osanud. See oli progressi helge ja kutsuv pool. Aga seal masinate kõrval tehastes endis oli reaalsus hoopis teine. Ettevõtjatel oli kasulik kallid masinaid ööpäevaringselt töös hoida, eks ole? See aga tähendas töölistele ebainimlikult pikki tööpäevi, tihtisi kuni 16 tundi ja palkad. Need olid nii madalad, et pere toitmiseks pidid isegi väiksed lapsed ohtlikutes tehastes ja kaevandustes rügama. Ja kui keegi julges selle vastu häält tõsta, siis seadus neid ei kaitsnud. Streigid ja ametiühingud olid täiesti keelatud. Aga inimesed ei leppinud sellega. Loomulikult mitte. Selline rõhumine sünnitas paratamatult vastupanu ja täiesti uusi ideid, mis pakkusid sellele kõigele alternatiivi. Esimene samm oli arusaamine, et üksi oled sa nõrk, aga koos oled jõud. Töölised hakkasid salaja organiseeruma ja looma ametiühinguid, riskides oma töö ja isegi vabadusega. Need polnud lihtsalt mingid klubid, need olid liidud, mis võitlesid kollektiivselt paremate palkade ja inimlikumate vingimuste eest. Ja sellest praktilisest võitlusest kasvas välja midagi palju enamat, sotsialism. See ei küsinud enam lihtsalt paremat palka, vaid esitas palju sügavama küsimuse. Kas see süsteem ise on üldse õiglane? Nõutis suuremat sotsiaalset võrdsust kogu ühiskonnas. Ja sotsialismi kõige tuntumaks ja radikaalsemaks suunaks sai Karl Marxi õpetus, mida me tunneme kui marksismi. Marx ei tahtnud kapitalismi lihtsalt natuke parandada. Ei, tema plaan oli see täielikult lammutada ja asendada uue klassideta ühiskonnaga, mida ta nimetas kommunismiks. Siin me näemegi kahe täiesti erineva maailmavaate põrkumist. Ühelt pool on kapitalism, mis ehitub eraomandile ja konkurentsile. Teiselt pool Marxi ideaal kommunismist, kus tootmisvahendid kuuluksid töölistele endile. See polnud mingi teoreetiline vaidlus kabineti vaikuses. See oli ideoloogiline konflikt, mis kujundas terve 20. sajandi ja mille mõjusid me tunneme siiani.
nüüd aga liigume edasi ja vaatame, kuidas see kõik on meid tänapäevani mõjutanud, sest need muutused ei jäänud tehaseväravate taha, vaid need kujundasid ümber kogu meie elukorralduse. Üks suurimaid ja püsivamaid muutusi oli massiline ränne maalt linna. Tehased toimisid justkui magnetid, mis tõmbasid inimesi ligi, lubades tööd ja paremat elu. Kujutage ette, kuidas külad tühjaks jooksid ja linnad, need lihtsalt plahvatasid, paisudes enneolematu kiirusega. Ja see oli alles algus. Rongid ja aurikud muutsid maailma äkki palju väiksemaks. Samal ajal andis massiline kirjausus inimestele hääle. Ajalehed ja raamatud levitasid ideid kiiremini kui kunagi varem. Ja see viis millegi täiesti uue sünnini, avaliku arvamuse tekkimiseni. Vanad tõed ja traditsioonid hakkasid kõikuma, religiooni mõju vähenes ja selle asemele tuli uus usk, vankumatu usk teadusesse ja lõputuse progressi. Nii et kokkuvõttes on oluline mõista, et tööstusrevolutsioon oli midagi palju enamat kui lihtsalt lugu tehastest ja masinatest. See oli täielik ühiskondlik transformatsioon, mis lõi vundamendi just sellele maailmale, milles me täna elame. Ja see toobki meid tagasi tänapäeva. Me naudime iga päev tööstusrevolutsiooni vilju. Oma nutitelefone, kiiret transporti, kõike seda. Aga mõelge korraks, kas me oleme lahendanud need põhilised konfliktid, mis toona tekkisid? Võitlus õiglase palga eest, arutelud ebavõrdsuse üle, mure keskkonna pärast. Kas need pole mitte need samad vanad probleemid, lihtsalt uues kuues? See on vast küsimus, mille üle tasub mõelda.